Ja läheme siis edasi meie päeva teise poolega. Meil on veel ees 2 huvitavat ettekannet ja siis vestlusring. Kuigi siin on juba nii toredasti vestlemiseks läinud, et aga mul on väga hea meel anda sõna Andreasele, kes on anestesioloog ja kes räägib sellest, kuidas käsitöö on seotud tema elukutsega. Palun. Tervist minu poolt, mina olen Andreas Helme, erialalt arst ja mind vist kutsuti nagu sellise lõpptarbijana või et ma olen kunagi olnud ka käsitöö õpilane ja tahtsin siin rääkida, mõtlesin, et tulen siia, räägin käsitöö olulisusest ja siis vaatasin, et ruumi täis käsitööõpetajaid, et sama hästi võiks rääkida kaladele, et miks on vaja vett, aga ma räägin siis natukene oma loost ja et kuidas käsitöö on mõjutanud minu eriala ja minu eluteed, et minu hobideks on peaaegu kõik käsitööliigid ja selles mõttes ma olen suur fänn ja see on ka kujundanud minu eriala valikut, et nagu piiblis ütleb, et kasuta käsi, et teha head oma ligimese jaoks, et juba noorena mulle meeldis kätega töötada ja siis tulevases elus õnnestus mul siduda nagu kätega töö ja nii-öelda meeldiv kasulikuga, et sain ka sellise meelepärase eriala endale. Ja minu eriala on reanimatsioonis, ma töötan intensiivravis ja meil on suhteliselt palju käsitööd ja kui sellisest käsitöö nagu meisterlikkusest nagu mõelda või rääkida, siis kuskil 90-ndatel publitseeriti see kuulus artikkel sellest, et millestki käeliselt heaks saada peaks 10 000 tundi harjutama, eks see tähendab peaaegu 5 aastat iga päev tööd on ju, et kuhugi üldse jõuda. Muidugi seda saab ju kritiseerida, öelda, et aga mõni on jube andekas ja kusjuures originaalautor ütleb ka, et seal peaaegu, et kõige tähtsam selle 10 000 tunni juures on õpetaja. Et ilma selleta sa võid ju üksi nühkida, aga kui sul tagasisidet ja juhendamist ei ole, et see ei jõua mitte kuhugi. Ja loomulikult on andekaid inimesi, aga näide illustreerib ikkagi seda, et teatud tasemeni viiul ilma harjutamata selgeks ei saa. Ja selle 10 000 tunniga minu eriala puhul meil on palju käelisi protseduure, nii nagu sellest näpust oli jutt on ju, et mõni meie jaoks väiksem protseduur võib tähendada inimese jaoks väga-väga palju, mõnel juhul ka kogu tervist või invaliidsust või elu ja surma ja on palju asju, kus me ei pruugigi jõuda, eks terve elu selle 10 000 tunnini on ju, see lõikus võib-olla kestab tund aega, et läheb päris kaua kirurgi elus näiteks, et jõuda 10 000 tunnini, et jõuda selle meisterlikkuseni. Aga õnneks siin kohal on ka käsitöö, et kui ma ei ole seda antud lõikust, täpselt sellist murdu polegi kunagi olnud varem, eks kellelgi. Ma ei ole seda lõikust võib-olla kunagi teinud, aga ma olen 10 000 tundi teinud sarnast asja, näiteks käsitööd. Minu eriala puhul meil on teatavad kriitilised protseduurid, mida me teeme, millest võib sõltuda inimese jaoks kõik. Ja on äärmiselt tore, kui ma olen teinud 10 000 tundi sarnast asja, võib-olla mitte inimese peale, aga ma mõtlen käsitööd. Et käsitööõpetajad, eks teavad, te olete näinud õpilasi klassis, et kui anda inimesele laiali lammutatud pastakas, paluda see kokku panna, siis on teiselt poolt tuba on aru saada 1 minuti pärast, kas ta on kunagi oma käsi kasutanud või ei ole. Et see koordinatsioon, see on kohe näha, et kas silm näeb, mida käsi teeb või kas aju teab, kas üks käsi teab, mida teine teeb ja nii edasi. Et see koordinatsioon tegelikult tuleb, eks, harjutades ja minu puhul on küll olnud suureks abiks see, et ma olen võib-olla 10 000 tundi tegelenud kätega, iga oma vaba aja, iga päev veedan oma töökohas, et see kindlasti aitab ja kindlasti ma ei ole tõenäoliselt üksi, eks, et ka palju teisi erialasid, kes on kuskilt saanud oma selle sisendi oma kätega töötamisest. Sama näide võiks kehtida ka muusikast näiteks. Ma tahan ühesõnaga oma näitega jõuda sinna, et kui me õpime käsitööd, tegeleme käsitööga, siis me ei saa selgeks mitte ainult käsitööd, vaid palju muud. Et kui inimene on õppinud pilli terve elu, ta ei saa selgeks ainult muusikat, vaid ka tema keelevaist on parem, tema matemaatiline tunnetus on parem, tema geomeetriaoskused on paremad, mälu on parem, nii edasi. Et palju asju on sellega seotud. Ja selles mõttes on ka käsitööl olnud minu töös väga suur roll. Teise näitena ma tahtsin rääkida natukene filosoofilisemalt ja võib-olla isegi semiootikast, et käsitööga tegelemine annab teatava maailmavaate. Et ütleme, kui labane näide tuua, et kui ma töötan keskkonnaga ja ma ei tea, et maailmas on olemas lendoravad, siis ma võin arvata, et antud metsatukka võib maha võtta, aga kui keegi mulle ütleks, et seal on lendoravad, siis ma saan, et see mõjutab minu tegevust, minu maailmapilti, aga see ei ole isegi nii labane.
et kui semiootikad räägivad oma ilmast, et see tegelikult mõjutab kogu oma maailmapilti, et kui ma töötan keskkonnas, aga ma ei saa aru, mis asi on lamm, ma ei ole kunagi seda terminit kuulnud, ma ei saa aru, mis see kontseptsioon tähendab, siis ma ei näegi seda objekti maailmas. Ma ei saa ka aru, et see on mingi asi, et see on lamm. Ja samamoodi ka käsitööga, et kui ma ei ole kunagi tegelenud materjalidega, ma ei ole kunagi näinud, kuidas saab ma ei tea, palgist laud või ma ei ole näinud, kuidas saab lauast laud, siis see mõjutab seda minu pertseptsiooni, minu arusaamist sellest ilmast ja selle tõttu ma jään nagu kõvasti vaesemaks ja ma isegi ei näe kõiki neid tasandeid, millest ma aru ei saa ja kuivõrd tähtis tegelikult on, et noored inimesed sellega tegeleksid. Et ütleme, lihtne näite, et kui ma teen auto kapoti lahti, seal on minu jaoks väga palju voolikuid ja ma ei saa mitte midagi aru, voolikuid ja juhtmed, aga automehaanik tuleb, ütleb, et oot, et kui sa oma sellest plokist üle saad, et ma ei saa mitte midagi aru, siis minul läks just generaator katki, et vaata, siin on generaator, see on selline junn, seal on üks ratas, ümber käib lint ja seal on 2 juhet ja seal on 2 polti, et see ei ole nagu tegelikult raske, et ühesõnaga see arusaam mõjutab. See, kas ma olen selle teemaga tegelenud, et kuidas ma seda näen, et samamoodi võib seda lauda, inimene, kes arvab, et lauad tulevad masinast välja, kes arvab, et näeb lihtsalt, et see on laud. Inimene, kes on lauda kunagi teinud, näeb, et need on terasest pulbervärvitud jalad, ma arvan, et seal all on M8 poldid, ma arvan, et see peal on spoon ja ma tean, et need kandid on kuuma liimiga ja servad on freesitud. Et see mõjutab, mismoodi me maailma näeme. Ja selle tõttu, et meie käsitöö on tegelikult ümber kõige meid ümbritseb. Et selle tõttu see on väga tähtis. Ja kui filosoofiast kaugemale minna, siis siin oligi juttu sellest praktikast ju mitmes ettekandes ka varem. Et see, kuidas ma maailma näen, on üks asi, aga see, kuidas ma maailmas hakkama saan. Et kui mul nüüd autol generaator üles ütleb, et kas ma saan ise hakkama sellega, et ma mõõdan generaatori klemmidelt pinge, et ma ei pea kutsuma selleks remondimeest, et aru saada, et generaator ei tee pinget, siis ta ei tee voolu ja siis aku saab tühjaks. Et see ei ole väga raske, et see mõjutab minu hakkama saamist. Et ma ei pea iga kruvi jaoks kutsuma remondimeest, jah, see katastroofi näited on juba päris karmid, et kui nagu päriselt elekter ära läheb ja kiviaeg tagasi tuleb. Aga ka igapäevane toimetamine. Et kui mul on arusaam, kõigest sellest, mis käsitööga seondub, et see mõjutab seda, kuidas ma maailmas kulgen ja kuidas ma hakkama saan, suurendab oluliselt meie seda iseseisvust. Et maailm ei ole nagu väga maagiline selles mõttes, et kui ma millestki aru ei saa, siis kõik on järsku, vau, elekter on maagiline, vau, see laud, masinast tulevad välja või samamoodi, et piim ilmub poelettidele lihtsalt, et maagia. Tegelikult ei ole, et igas asjas on nagu mingi sisu taga. Et kui nagu süveneda, siis see ei olegi nii keeruline. Et selle tõttu see kokkupuude on väga tähtis. Ja minu kolmas suur huvi, ma olen muidugi amatööriks, aga tõesti siin nagu mõned siin ruumis veel on just selle pärimuse poolega olnud väga seotud ja huvitunud. Et mina olen ka rahvarõivastega tegelenud ja viimasel ajal siis sellise pärimuspuutööga või tõesti ilma elektrita puutööga kõvasti tegelenud ja seal on samamoodi, et võib-olla ka mis probleemid, ma arvan, teil käsitööõpetajalt noortega on, et neil on mingid idee fiksid või mingid veendumused, näiteks, et särki on võimatu teha, näiteks ma ei saa teha ülikonda. Saab küll, ei ole tegelikult väga raske, või et mina näiteks arvasin, et kogu see iidne puutöö on väga raske, väga aeganõudev ja üli keeruline. Ja näiteks lihtne näide, ma arvasin, et palgist laudade tegemine on midagi, mis vajab tõesti saekaatrit. Kuni ma siis tegin omale raamisae, mis võttis paar tundi ja saagisin raamisaega palgist lauad ja see võttis ka võib-olla paar tundi, siis saad aru, et vau, et ma olen nagu terve elu nagu pimeduses elanud. Et tegelikult on võimalik teha ise lauad ja siis tegelikult on võimalik ka ilma paksusmasinata need teha siledaks ja see ei võta ka aega. Käsitsööveldamine ei ole tegelikult raske, kui öövel on terav ja nii edasi. Et ühesõnaga tekib samamoodi selline maailmatunnetus, et me arvame, et kõik, mis enne meid oli pimedus ja mitte midagi ei toimunud. Et kõik oli nagu kiviaeg on ju, et tegelikult ka siis kultuur oli nagu väga kõrge. Minu meelest hea näide on Jaapan, mis on selline mekka teatud nagu käsitöö ja sellise väga peene, üli kõrgesse tasemesse viidud kunstiga. Et lugesin ühte Jaapani puutöö õpikut ja sellist lugu ja minu jaoks oli täiesti nagu uskumatu avastus sealt, et et oma tsunfti sees kõige kõrgemal tasemel, mis võimalik seda tööd teha, on väga tähtis. Ja täpselt sama tähtis on teha seda tööd väga kiiresti.
siis mõtlesin, et need kaks välistavad teineteist. Ei, nad on täpselt sama tähtsad. Vigu ei tohi olla, neid ei andestata terve elu ja sa pead tegema ülikiiresti. Tsunti sees on isegi miinimumkiirus, et kui kiiresti tuleb üks uks valmis teha, üks kapp valmis teha ja nii edasi. Sa pead sellel kiirusel toimetama. Ühesõnaga, jälle üllatud, mõtled, et küll nad ilmselt tegid kõiki asju väga kaua, sest neil olid ainult käsitööriistad. Ei, nad tegid tohutu kiiresti, sest aeg on raha, eks laast peab lendama ja uks tuleb valmis saada, järgmine töö teha, sest ühesõnaga, meister peab toimetama. Ja ühesõnaga, et see pärimusega tegelemine on samuti avanud nagu väga kõvasti sellist meie lugu, kust me tuleme ja saad nagu, ütleme, rahvarivaste tegelemine andis nagu kõvasti teada, teed seelikut ja kood kangast, aga tegelikult saad ikka teada, kuidas inimesed elasid ja mis nad elust arvasid ja saad kogu selle muu taustaga nagu viid ennast kurssi. Ja ühesõnaga see annab nagu inimeseks olemisele kõvasti juurde, et see sama näide, eks käsitööga tegelemine ei ole ainult käsitööga tegelemine. Nii et kasutan võimalust tänada oma käsitööõpetajaid, kellest mõni on siin ja soovin ka teile jõudu ja tänan. Suur tänu, sa tegid nüüd seda, mis sa ise ütlesid, et peaks tegema hästi täpselt ja kiiresti oma ettekandega, nagu meisterlik sooritus. Aga kas nüüd on küsimusi? Tulen sinna Madis selle juurde kohe taha. Aitäh. Ma hakkasin mõtlema, et minu teada oli vanasti ka meditsiinis niimoodi, et hea kirurg oli see, kes tegi hästi kiiresti, sest anestesioloogia väga ei olnudki. Et oled sa katsetanud ka oma siis nagu professionaalses igapäevatöös mingid vanemaid võtteid või kuidas kolleegid seda vastu võtavad? Pigem küsimus on väga asjakohane, et näiteks kui siin oleks intensiivraviloeng, ma võiksin rääkida vererõhu mõõtmisest 4 tundi, et mismoodi näeb välja vererõhu laine kuju veresoones, selle jaoks on tänapäeval keerulised masinad ja siis loed sellest kõigest raamatutes ja saad aru, et et see laine kuju graafiliselt ajas on väga tore. Põhimõtteliselt, kui sa paned näpud arterile, siis see on tunda. Ja kogu informatsioon, seal on üli palju lainekõveraid, mille kohta saab üli palju patsiendi kohta teada. See on terve maailm, terve teadus, õpikute kaupa on ainult selle kõvera kujust infot. Ja mõtled, et see jutt, kuidas Hiina, see pika habemega selline meedik pani käe pulsile ja sai kõik teada. See ei ole tühja koha pealt tulnud, sai väga palju teada. Ja see kõik ei ole kadunud, minu juhendaja on samuti üles kasvanud ja töötanud sellel ajal, kui selliseid seadmeid veel ei olnudki. Ja samamoodi, nii palju kui võimalik, andis ka selliseid teadmisi mulle edasi, nii et kogu see näiteks ei ole siiamaani nii-öelda pärimuse osa või see kontakt patsiendiga ei ole mitte kuhugi kadunud. Ja sealt on nii palju õppida, et sa ikka mõtled, pulsist, et kas ma nüüd kõiki haigusi, maailma haigusi diagnoosin on ju, aga täpselt, et seal on midagi ja seda on võimalik õppida. Aitäh. Veel küsimusi? Ma toon mikrofoni. Tähendab, tere, käsitööõpetaja siin. Ja üks selline tore kogemus, tore ei olnud sellepärast, et poeg kukkus siit katki ja sattus haiglasse ja siis oli vaja nõeluda. Arst ütles, et siin on rohkem pisteid vaja teha kui 2. Ja kui ükskord poeg koju tuli, ta on niuke teismeline. Et ma küsin, kuidas siis nüüd oli? Kuule, arst ütles, et sämpiste sõmbles mind kinni. Ja doktor oli meesterahvas. Nii, veel küsimusi? Väga hea. Ma tahtsin julgustuseks auditooriumile öelda lihtsalt seda, et õpetaja peab valdama väga paljusid tehnoloogiaid ja erinevaid tööliike, et kiiresti tegemine on ikkagi käsitöölise asi. Õpetaja ülesanne on hästi õpetada teatud sooritusi tegema ja edasine areng juba ikka läheb igalühel individuaalselt, et ei maksa arvata, et me peame nüüd 10 000 tundi igat tööliiki tegema, kuigi ega see
halba ei tee ja samas ma ütlen seda, et ma ei kujuta ette, et ma ühte tööd teeksin 10 000 tundi, et nii palju huvitavat käsitööd on ka meestel ja et kõike ei jõua ja ei saagi olla meister. Veel? Ärkas psühholoog minu sees. Lihtsalt kommentaariks, et see minu arust selle 10 000 tunniga oli niimoodi, et siis sa saad ikka maailma parimaks, tipp, mis iganes asjaks, aga 20 tundiga saad juba üsna heaks. Et see on ka võib-olla teie õpilastele nagu siukene motivaator, et pane natukene sinna tööd sisse, ja sa oled juba nagu üle kooli tegija. Et sa ei pea 10 000 tundi, kui sa tahad olla maailma parim tikkija, 10 000 tundi. Kui sa tahad olla nagu üle keskmise, siis 20 on juba päris hea. YouTube'is on siuke kanal, ta nimi vist oli Mark Boyd, aga põhimõtteliselt tüüp, kes proovib nullist õppida igasugune täiesti hulle asju ja ta võtab aega, mitu tundi tal läheb ja tavaliselt nagu täiesti ulme asjad õpib 20 tunniga, 15 tunniga, aga lihtsalt täpselt see harjutamine, temal on isegi ilma nagu õpetajata lihtsalt nagu toores, mis see on siis tahe, aga saab ka nii, aga tõesti õpetajaga on palju lihtsam. Ja jaapanlane keerab jälle võlli üle, ütleb, et 10 000 päeva. Et siis on nagu, võid midagi arvata juba sel teemal. Mis on mingi 30 aastat, mis ta teeb. Et ühesõnaga päris... Mul on ka veel 2 küsimust, kuna see meditsiini teema on selgelt väga emotsionaalne minu jaoks praegu. Aga ikkagi professionaalsest huvist küsin, et kui sa räägid, et tõesti, kui oluline on see käeline osavus arstitöös, kui sa mõtled oma arstiõpingute peale tagasi, et kas sellega tegeletakse Tartu Ülikoolis piisavalt, et seda arendatakse, et kas me peaks midagi siit, mingi sõnumi siit arstiõppe kohta kõrva taha panema ja see viib ka teise küsimuseni, et kui nüüd räägitakse sageli, et ka tänapäeva noored ju arendavad oma käelist osavust vähem kui võib-olla veel generatsioon varem, et kas te arstkonnas ise tajute ka mingeid põlvkondade erinevusi, et kas tänased noored arstid tulevad kuidagi nõrgema pagasiga ja neid võib-olla selle võrra peaks veel eraldi järgi aitama nii-öelda. Kas või täpselt oma seda 10 000 tundi koguma vahepeal Viljandisse? Ise vastasite oma selle teise poolega ära, et tänapäeva noored üha vähem ja vähem kasutavad oma käsi ja tegelikult on nad hirmus mõelda, et nad kõik kunagi on kirurgid ja nii edasi, et kuna arstiõppes sellega üldse ei tegeleta mitte midagi, see ei ole võimalik, on loengud ja raamatud, et siis seda peab ise nagu inimene aru saama, esiteks kas tal käed töötavad ja ta peab ise olema enne huviline, aga et kuivõrd tähtis on see, et meil on piisavalt palju inimesi, kes töötavad oma kätega ka koolis ja enne seda, ühesõnaga, nagu see jutt oli, et kui õiges vanuses sellega ei tegele, siis see närv, mis viib näpu otsa, ei lähegi nii jämedaks kui tarvis. Et see ei peagi olema käsitöö, see võib olla viiulimäng, eks ole, et see närv ikkagi ühe kujuneb välja. Aga kui tööd ei tee, siis seda ühel hetkel ei tulegi. Ja tegelikult et on väga palju erialasid, mis sõltub, 64% oli tõeline pomm, et kõik meie tulevik sõltub nii palju suurel määral käsitööst ja see on nii väike osa, et sama hästi võiks küsida, et kui palju nad kasutavad ajalugu ja ma ei tea, muusikat ja keemiat oma igapäevatöös, mille osakaal on palju-palju suurem kui võib-olla käsitööõppe koolis. Nii edasi võiks nagu täitsa sellel teemal diskuteerida või kui katastroofistsenaariumide peale mõeldes selle osakaal võib-olla läheb veel tähtsamaks maailmas. Nii, veel küsimusi? Nii tore. Lihtsalt siuke väike võimalus küsida, aga mis te riskimaandamisteks teete seal haiglates, et kui elekter läheb ära ja kui akud ka tühjaks lähevad, et kuidas te siis nagu inimesi päästate? Siis tuleb ikka ju siukse lihttehnoloogiate peale minna. Olete te selleks valmis? Need keerulisemad asjad on meil tõesti generaatorite peale, et on mõned asjad, mis ilma elektrita ei tööta. Aga tegelikult on isegi olemas need, ütleme, militaarvarud ja nagu ka mustemateks stsenaariumis on olemas seadmed, mis ei vaja elektrit, näiteks töötamiseks hingamisaparaadid, mis töötavad ilma elektrita ja nii edasi ja töötavad ka ilma apnikuta ja igatpidi, et midagi on nagu olemas, aga muidugi päris hirmus oleks mõelda, kui näiteks, ma ei tea, kliinikum ja PERH ümber kukuvad, et mis siis saab. Vast ei pea nii ilmselt mõtlema. Aitäh, veel küsimusi?
veel üks. No, siis saab. Et praegu siin seda kuulates lihtsalt ei saa jätta ütlemata, et minu meelest see küsimus, mida ma algul siin juba märkisin, et meil on vaja aega selleks, et kõik need vilumused saaksid tulla ja olla järjepidevad ja nagu tulla kätte, et selleks on vaja seda aega, et selleks ei piisa nendest tundidest, mis meil sellel õppekavas nende laste jaoks olemas on, et see tuli praegu ka siit sellest arutelust minu arust nii hästi välja, et me ei saanud lihtsalt jätta seda praegu ütlemata. Et mina mõtlesin seal nagu ettekande valmistades ka, et see tagurpidine stsenaarium, mängult ei ole meil käsitööõpet üldse. Et see oleks ikka nagu väga hirmus stsenaarium, et mis siis saab, et siis tõenäoliselt järgneb väga suur laviin, igasugu probleeme, mida me teame ja mõnesid me ei kujuta ettegi. Et kui meil on seltskond, kes kasvab üles näiteks kogu selle maagiaga, et lihtsalt kuskilt tulevad tooted ja materjalid ja valmis asjad. Ma tahaks ühe märkamise öelda, ma olen Maali Kaia kooli käsitööõpetaja. Siin toodi välja, et see ajafaktor on hästi oluline ja mina näen ka, et miks lapsed tegelikult ei taha seda käsitööd õppida. Üks põhjus on see, et seda ei saa õppida nende 2 tunniga, mis sul nädalas on ja sa pead seetõttu tegema palju kodust tööd, ehk siis harjutama, sest kui sa ei harjuta, kuidas sa siis harjutad ja kui neid tunde oleks tõesti rohkem, siis võib-olla ka lastele meeldiks käsitöö rohkem. Nii, veel küsimusi? Tundub, et ei ole, aga siis Liis ulatab täna täheks raamatu ja väga-väga suur tänu. Väga inspireeriv ettekande eest.